Tere tulemast kuulama konservatiivse kristlase saadet. Iganädalane vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Kris Loime. Tere head kuulajad, konservatiivne kristlane 22. saade. Vaikselt liigume hooaja lõpupoole ja täna oleme stuudios kahekesi Markoga. Tere Marko. Tere Hans. Kuidas läinud on vahepeal? No, kevad tuleb kiiresti peale, siin on ju taga on igasugused kevadpühasid ja et selles suhtes on mul hea meel, et me oleme selle esimese täispikka hooaja lõpusirgel. Meil on jäänud veel 2 saadet. Üks on meil siis olümpiavõitjaga, Allar Levandiga ja siis lõpusaade või selle hooaja lõpusaade on siis selle hooaja kokkuvõtte saade, kus me siis vaatame veel ei tea täpselt, mis teeme, kas võtame seal parimaid palasid või mis me siis teeme. Väga hea mõte, võiks panna natukene kokku neid asju, mis on olnud, neid asju, mis on tulevikus ees ootamas ja siis natukene räägime sinna vahele. Jaa, aga täna siis tõesti on meil, vaadake, me alustasime sellega, et me tahtsime joonistada selle pildi paika, et kes on konservatiivne, kes on liberaalne, kes on parempoolne, kes on vasakpoolne ja mis siin ikka öelda tegelikult on niimoodi, et inimesed on siiski suhteliselt oma õnne sepad. Ja oma õnne on võimalik ühtepidi või edu on võimalik ühtepidi või teistpidi luua. Ja mina tegin oma esimese IT-ettevõtte 2003 aastal, ehk siis 23 aastat tagasi. Ja see oli siis esimene ettevõte, mis tegutsema hakkas. Ma olin küll kunagi keskkooli lõpus olin ka teinud ühe ettevõtte, aga see nagu tegutsema ei hakanud. Mul oli plaan teha, aga siis see ei pooleli. Ja täna ongi mõte on selline, et me jagaksime mõningaid esmaseid mõtteid, et kuidas siis selles raskes majanduslikus olukorras igaüks saaks paremini hakkama. Ja et läheks nagu kaugemalt, et ma mäletan, et mul olid sõbrad ja ühe sõbra isa oli siis mingi tähtsa firma direktor, saad aru. Aga see ei olnud tema firma. Ta oli tähtsa firma direktor, see ei olnud tema firma. Kõik oli vägev, kõik meelsud, Porsched, värgid, kõik asjad, eks ole. Aga siis tema tööandja lõpetas äri Eestis ära. Ja kõik kogu lugu läbi. Sa võid olla nagu väga kõva tegija, aga kui see tööl saab otsa, või lähed pensionile või ma ei tea, mis iganes juhtub, jääd haigeks, siis see asi on läbi. Ja kõik. Aga tundub, et me praegu oleme ka jõudnud majandusega sinna kohta, kus läbi on. Ühtepidi küll, aga ma tahtsin rääkida sellest teisest inimesest, kes on tegelikult ettevõtja, väike ettevõtja. Samal ajal, kui see teise sõbra isal oli nagu, ma ei tea, kõik vägevad värgid, siis tema vaikselt ajas oma asja järjepidevalt, aga see oli tema enda firma või tema koos partneritega firma. No ja ta on siiamaani jookseb raha peale. Saad aru? Teeb algust on muidugi rabas kõvasti, aga nüüd ta teeb nagu vähem tööd, eks ole, ka juba, mina ei tea, üle 70 aasta vana inimene ja põhimõtteliselt isegi nagu jäi haigeks vahepeal ja ikkagi keegi töölt lahti ei lasknud, sest oma firma oli. Ehk siis mis selle asja mõte on see, et ikkagi pika mänguga ja meie siin pika mänguga on see, et soovitan ettevõtlusega tegeleda. Ja ettevõtlusega tegelemise ei pea olema mingisugune, et mõtlesin mingi äppi välja ja müüsin selle Amazonile maha. Ei. Täiesti tavalised väiksed asjad on need, millega saab tegeleda. Inimesed, isegi nad ei tajugi, et nad tegelevadki ettevõtlusega. Ja eriti hea on seda näha näiteks, ma olen seal Hiiumaal selle mehed, kes me jahiseltsis on, nad kõik tegelevad ettevõtlusega. Mõni nendest võib-olla käib ka riigitööl, mõni käib ka võib-olla kuskil mandri peal tööl, aga ikkagi nad teevad midagi juurde. Ja sama ma soovitaksin tegelikult paljudel vaatajatel, et ma ei tea, oletame, et sulle meeldib saia küpsetada. Aga siis, ja sa küpsetad hästi saia, aga siis hakka üritagi seda saia müüa oma sõpradele, siis võib-olla laiemale, võib-olla käid mingitel laatadel müümas, võib-olla käid seal nagu, teed iga nädalavahetus suvekohvikut ja öelge siis sai. Ma saiast ei tea, aga pitsast ma tean, et pitsa oma hind on umbes mingi euro pluss, eks ole. Aga 7-8 euroga müüd oma pitsasid. Aga mõni näiteks ütleb sulle vastu, et aga tal ei ole seda julgust alustada ettevõtlusega. Olgu,
algusjulgust ei ole, aga mine siis teiste juurde, õpi ära see asi. Eks mina ka ei hakanud kohe oma IT-firmat tegema, läksid ikkagi töötasid teises firmas. Aga kuidas sul oli see? Sa läksid ju et sa alustasid, kus sa alustasid? Neid firmasid enam ei ole olemas, aga selles suhtes, et ma alustasin nii, et ma kõigepealt alustasime programmeerimismajas, kus siis nagu oli programmeeriti lausa nagu selliseid nagu custom-made tarkvarasid ja siis ka neid müüdis nagu mingid valmis finantstarkvarasid ja andmebaasi tarkvarasid. Ja siis ma läksin ühe teise mehe juurde tööle, eks ole. No? Ja see niimoodi ma sisenesin IT-ärisse. No siis see firma muidugi müüdi maha, kõik värgid, siis see omanik seal sai mingi oma raha, mille ta tegelikult pärast nagu kaotas ära, sellepärast, et ta ikkagi, need firmad seal ei kasva, niimoodi turud kukkusid. Ja siis mina jäin siis ka ühte nendest kokku liidetud IT-firmadest tööle ja siis ma mõtlesin, et aga miks? Ma vaatasin, kui palju, mu see tööpanus ja vaatasin, kui palju nagu raha tegelikult teenib see firma nende inimeste pealt või kogu selle süsteemi pealt, mida mina siis seal olin loonud. No. Ja mõtlesin, et okei, et aga siis teeks siis oma firma koos teiste partneritega. Nad ajasid sulle selle julguse lihtsalt peale? Ei, see oli lihtsalt, sa nägid, seal on nagu, kui sa näed, et esiteks sind ei võta keegi tööle, kui sa vähemalt sama palju, kui see, mis sa endale saad, sama palju sa vähemalt oma omanikule ei teeniks raha. No, sa põhimõtteliselt oled, iga kui kellegi juures töötad, siis sind ei võeta tööle, kui see sinule makstav, sa pead looma vähemalt 2-kordset lisandväärtust sellest summast, millega sa koju lähed, millega mitte koju lähed, vaid see, mis maksad, maksudeks, kõik need värgid kokku. Ja kui selle nagu kiirelt aru saad, siis ongi nii, et sa nagu on valida, et kas sa teed seda efektiivselt või siis sa teed seda nagu rutiinselt ja nagu ei saa kunagi seda nagu täit raha endale. Ja minu see tulemus oli see, et see küll, ütlen, 20 aastat on möödas sealt, aga see tulemus oli nii, et muidugi mõni kuu ei õnnestunud see business. Aga siis, kui jälle õnnestus, sa said nagu nii palju raha, et põhimõtteliselt lõpuks, kui sa arvutad tundidesse kokku selle enda asja, palju sa kulutasid selle asja tegemise peale, siis see tuleb tõuseb nagu 4-kordseks või ütleme umbes nii. Ja siia see on sama nagu selle pitsa looga, et vaadake, pitsa tõesti materjal maksab euro ja müüa saaks 8 ja võib-olla nagu siis, ma ei tea, elekter ka veel värk, seal on üle poole, üle poole on see, mis sa siit põhimõtteliselt kasumiks saaksid. Et sellest mul tekkis selline mõte ja olengi kaua nagu heietanud, et pea sees seda mõtet, et me peaksime toetama võimalikult palju väikeettevõtlust. Okei, ma natuke tõmban teema laiemaks. Ma tõmban teema laiemaks. Et kas praegu selles majanduskeskkonnas, kus me praegu oleme, kas ma tõmban riigi ka siia sisse praegu, et kas riik praegu soodustab neid ettevõtteid, mis meil veel järgi jäänud on või pigem ei soodusta? Ma mõtlen just selles võtmes, et kui ma nägin siin artiklit, et ühele töökohale oli 800 kandideerijat. See on päris julm ju. No ja siis saad aru endast, et üks inimene saab töö ja 799 nagu tampisid tühja. Ja siis läksid järgmisele konkursile ja tampisid jälle tühja. Jah, et see on ju üpris karm, see näitab ju ka seda, et ei ole neid ettevõtteid, et kuhu minna. Ja järelikult siis keegi ei leidnud, nendel inimestel tasuks asi enda kätte võtta, enda kätesse võtta ja kindlasti on inimestel asju, mis teile meeldib, mis neile meeldib teha ja siis hakata teha sellest endale väike nagu äri. Ja see väikse äri tegemine ei ole ju mingi nii keerukas, sa pead leidma endal sul pead olema mingid oskused, siis sa pead leidma mingid kliendid ja vaikselt niimoodi kasvatad seda. Muidugi, kui sa tahad mingit tehast ehitada, siis peaks olema kapitali ja kõike värke, aga palju asju on sellised, kus sul ei ole, kus on selline asi, kus sa saad hakata vaikselt minema. Näiteks, ja paljud ettevõtted kasutavad alltöövõttu mingisuguste teenuste pakkumiseks. Sul on kasti auto, saad ju sahka sõita. No mina olen väike ettevõtja kogu aeg tegelikult olnud. 2017 tegin oma esimese ettevõtte ja mõte tuli ju sellest, et hakkasin tootma väikseid järelvideosid üritustest. Ja oli ju vaja ettevõtte keha, kuhu siis, kes siis esitab arve. Ega ju enda eraisiku konto peale see raha ei tule. Maksu mõttes oleks ka väga mõttetud. Jah, ja seal on juba muud toimingud, mis siis pärast, kui sa neid ei tee, lihtsalt see nõutakse teistmoodi lihtsalt siis sisse. Aga täpselt avastasin, et näed, oskan teha ühte asja, tegin ettevõtte, teenisin sellega raha. Teen ka seda tegelikult täna,
täitsa ütlen, et jah, on kõrvaltöökoht, aga on ka see töökoht, mida ma siis ütleme videode tootmise poolelt, et ja on olemas turgu. Jah, on ka seal vähem kliente, aga on paremaid ja halvemaid päevi. No vot, see ongi nüüd õige, see on õige lähenemine, selles suhtes, et noh, kui sa läheksid kuhugi suurde videoproduktsiooni firmasse tööle, eks ole, sulle makstaks mingi konkreetne väike nagu raha, aga tegelikult nüüd on nii, et sul on nagu oma aja peremees ja sa saad siis see suurem tulem jääb sulle kätte. Ja mõttekas on ju ka, sul on ju võimalik paljud kulud on põhimõtteliselt ettevõtlusega seotud kulud, sa saad need kulud maha arvutada, siis sa ei pea selle pealt maksma erinevaid makse ja värke, et selles suhtes on see väga mõistlik lähenemine. Ehk ma tõesti soovitan kõigil, kellel on natukenegi võimalik, ja see ei pea olema midagi keerukat, mõelda, ma ei tea, tegid kudusid sokke, jälle teema, sa ei pea kohe firmat tegema sokkide kudumiseks, kõigepealt proovi koos sokke, käi neid müü, eks ole, paned mingi veebis, mingi värk, ja siis sealt võib edasi minna. Või siis saate sõpradega kokku, mõtlete mingisuguse oma idee välja ja võtate siis riski ja teete siis seda. Et põhiline on siis, sa pead nagu teadma, millega sa riskid, aga selleks sul peaks oma oskused. Ja ma soovitan tegelikult, mina tegin küll nii, et kõigepealt oskuste hankimiseks ma töötasin teiste inimeste juures, sai palka selle ju eest, eks ole, omandasin teadmised sellest nagu keerulisest finantsmajandust, tarkvarast, omandasin need nii-öelda tutvused ja muud asjad. Ja siis sealt siis edasi läksingi, kutsusin konkurendi kampa ja tegime see oma ettevõtte. Muidugi see ei läinud algus nii, nagu me plaanisime. Ei läinud ja kõik oli seal, muidugi ei lähe nii nagu, aga siis nagu aja jooksul. Ja ma ütlen tõesti, ma võin täiesti nagu siiralt öelda seda, et see raha, mis ma olen sealt teeninud selle, ma ei tea, 15 või 20 aastaga versus see nagu panus, mis ma olen teinud tunni kaupa, kui ma seda alustan tunniks ümber. See on nagu 10 korda rohkem, kui ma oleksin saanud palkad tehes tööd, eks ole, kellegi teise jaoks. Aga kas Eestis on hea ettevõtlusega tegeleda tegelikult? No põhimõtteliselt ettevõtlusega alustamine on väga lihtne ja ainuke probleem on see, et turg on nagu väike, aga see ei pea võtma, et see Eestis on turg on. Hakkad mõtled teed mingisuguseid, ma ei tea, paremäärmuslikke T-särke, eks ole. Come on, selles suhtes, et paned veebis seal kuskil poodidesse üles, vaatad siin, ma ei tea, Eesti seaduste järgi võib-olla seal mõnda teksti ei tohi peale panna, siis sa neid tekste ei pane, eks ole, kogu lugu, anna tuld, Või siis, et ma arvan, et see Eestis on just selles suhtes väga hea nagu ettevõtlusega alustamiseks. Või siis veel teine lugu, et sa saad ju oma Eesti ettevõtted kaugelt juhtida. Lähed seal, ma ei tea, võib-olla meeldibki seal, kus nad käivad, seal tahad Taimaal elada. Tahad Taimaal elada, siis teed sealt kaugelt mingit värki, aga tegelikult sul on Eesti firma ja siis seda kõike kaugelt siis sa nagu juhidki seda Euroopa firmat nii-öelda siis Taimaalt elades. Kes meil on see tuntud pankur, kes juhib Šveitsist suurt panka? No jah, tema vist, ma ei tea, ta vist ikka seda aktiivselt juhib, aga ma arvan, et tema elab seal sellepärast, et maksude pärast ja võib-olla siis tal on tõesti seal ilusam loodus, aga ütleme, et võimalused ja see ettevõte, ma tegin kunagi niisuguse ettevõtte, et sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristliku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni. Ma müüsin nagu kontakte, üle Euroopa müüsin kontakte. Ma ise elasin Itaalias ja siis mul need samused, need, kes nagu neid kõnesid tegid, need elasid siin Eestis ja Leedus ja Lätis, eks ole, ja siis ma ei tea, kuskil, ma ei tea, Prantsusmaal ja siis nad nagu tegid nagu lihtsalt, see oli nii lihtne oli ettevõtted alustada, ostsin kõigile Skype'i account'id, maksin seal mingisugune, ma ei tea, mingi väike raha, see iga tasuta umbes, et saad nii palju helistada, kui tahad. Ja seda siis need inimesed nagu lihtsalt siis helistasid läbi ja küsid, kas keegi tehaks kontakte ja pärast, kui tuli mingi värk, siis jälle vastupidi. Ja seda ma tegin niisuguse virtuaalse ettevõtte, see oli vist mingi 2010 või midagi taolist. Ja kõik toimus Eesti juriidilise kiha kaudu ja me tegime tehinguid nagu erinevate nagu Euroopa Liidu nagu riikidega ja kõik oli väga lahena. Aga ütleme, siis nagu see volüüm oli liiga väike ja siis ma lõpetasin selle äri ära. Aga vaata, meil on hästi populaarne siin praegu see telefonikelmide ettevõtlus, et juhitakse kuskilt mujalt seda ja räägivad siin, osad räägivad väga hästi eesti keelt, osad mitte. Et see on kuritegelikult teel saadud juba tulu ja ettevõtlus, aga ka näed, selline nišš on leitud. Mis sa arvad sellest? Kui kaua kestab umbes meil selline, ütleme, kuritegevuslikul teel äriline, just selline äri ajamine? No ma arvan seda, et seda kuritegevusega võitlemine on nagu, see on nagu järjepidev, see käib nagu ringis, see mõeldakse välja, kuidas sellega
hakkama saada, siis kurjemid mõtlevad mingi järgmise asja välja, et noh, sellest suhtes ma arvan, et seda ei ole võimalik nagu välja juurida, et see peab nagu parem selles võitluses olema. Aga noh, ma ütlen, et Eesti on tõesti koht, kus ütleme, see nii-öelda infrastruktuur on olemas selle jaoks, digitaalne infrastruktuur on olemas selleks, et teha igasuguseid ärisid üle maailma või üle Euroopa, aga mis on puudulik, on see maksusüsteem nagu. Noh, osa ütleb, see on küll hea, aga tegelikult on see, et kui sa tahaks nagu päriselt endale palka maksta, tahaksid nagu neid asju teha, siis need on väga kalliks läheb see. Ja siis, kui sa oled väike ettevõtja, sa ei ole veel käibemaksu kohuslane või sa ei hakka käibemaksu kohuslane, siis sa maksad nagu niivõrd palju raha ära nagu nende maksude koha pealt, et selles suhtes seda peab siin nagu tähelepanelikult vaatama ja mõtlema, kuidas neid asju teha, aga noh, üldiselt ma soovitan ikkagi, kui on idee, siis see ära proovida, noh, kui sa ei proovi ära, siis sa pärast oled 40 aastat hiljem ja mõtled, oleks pidanud ikka proovima, noh. Ja noh, mõni nendest õnnestub, mõni ei õnnestu, et ei ole, noh, aga pigem ikkagi minna sellise asjaga, mis nagu praktiline, mida sa oskad, mitte nagu mõelda sellise asja pealt, et keegi annab mulle raha ja küll me siis midagi teeme. No, keegi annab mulle raha ja küll me siis midagi teeme, see päris ei ole nagu selline asi. Selle ettevõtlusega ka ei jõua kaugele samamoodi nagu kuritegevuslikul teel, eks? No ja, aga no üldiselt igasugune nagu äri on siis... Aga sul on seal mõned slaidid ette valmistatud. Sina räägi natukene endast, et sa oled andnud ettevõtlust ja aidanud inimesi siis ka. Nagu ma olen olnud erinevates koolides ettevõtluse õppejõud ja olen ise teinud palju ettevõtteid ja siis on selline lugu, et tegelikult see on väga lihtne. No. See on selles suhtes, et see nagu mõned tähtsad asjad pead teadma, et see kogu selle äri sisu on tulus kauplemine, ehk äri on tulu ja kasumi ettevõtte või üritus, et see nagu netokasum ongi, et kõik tulud kokku, minus kogu kulud ja siis sina kui ettevõtja oled see, kes selle riski võtab. No. Ja nagu sa üritad nagu seda kasumit, sa oled põhiline, sa üritad seda kasumit, sa ükskõik, mis sa teed, nagu üritad nii, et sa ei müüks mitte kahjumiga, vaid kasumiga. Ja siis nii see asi hakkab minema ja siin on nagu mõnda tüüpi, nagu, et kuidas, mis tüüpi on need ettevõtjad, et nad on sellised, kes võtavad mõistlikke riske, et sa ei tasu nagu kasiinosse mida. Ja siis nad püüavad edasi vaatamata tagasilöökidel, et see nagu järjepidevus, seavad eesmärki, üritavad neid ära täita ja muidugi nad peavad paljudega suhtlema ja see üksinda nohistamine, kui keegi mõtleb, et mul on mingi super mega hüper hea idee ja siis ma seda kellelegi ei räägi ja siis 30 aasta pärast mõtlen, et ikka veel ei ole veel rääkinud, et see on mõttetu, et see nagu tihti arvatakse, idee maksab, ei, see teostus maksab, sa pead nagu selle hakkama ise nagu seda viima. Ja sa pead olema ka teistega nagu koostööaldis ja peavad vastu sellile frustratsioonile ja tõrjumisele, stressile. Aga siiski see koostöö nagu, see ongi see mõte, et näiteks, ma ei tea, väiksemas kohas, seal üks teeb saia, ma ei tea, teine lõikab puid maha ja kolmas siis nagu annab nagu lihtsalt õpetab lapsele matemaatikat eksamiks. Need tegelikult kõik omavahel peaksid neid ennuseid üksteisele pakkuma ja nii ongi see ideaalne, et iga üks teeb seda, mis ta oskab ja siis samaaegselt nagu tekibki selline väike, ma just toetan seda ideed, et sul on selline kohalik nagu väga nagu kogukondlik nagu majandus. Ja see ei ole mitte kõik ei ole tasuta, vaid seal teetegi üksteisele teenuseid, ja siis olete kokku leppinud, et millised need sammused hinnad või kuidas te üksteisele teete. Lõpuks, kui on palju ettevõtteid, on ka palju maksutulu laekumist. No kõigepealt see peab ettevõtte kasvama ja siis alles talt seda maksu nagu välja hakkama nõudma, et kõigepealt ma soovitan ikkagi, et see riik võiks ka üks variant oleks teha sellist. Mõnes riigis on mingi väga lihtne nagu see ettevõtlusvorm, kus sul on siis, sa ei pea keerulist raamatupidamist tegema ja muid selliseid asju. Või siis näiteks mõnes riigis on niimoodi, et sa pereliikmete pealt ei pea makse maksma. Näiteks see toetab näiteks pereettevõtlust. Kuidas see vorm välja näeb? See vorm näebki välja, et see on nii, et sa võid, kui muidu sa pead nagu inimestele maksa minimaalpalka, võtma ta tööle, tegema kõigest töölepinguid, mingid värgid, siis selles, Itaalias näiteks on nii, et siis selles perekonna sees sa ei pea nagu neid asju tegema. See on nii, isa aitab ema või siis poeg aitab isa, see oleks ajuvaba selle pealt mingid makse võtta, aga tegelikult seadused meil nõuavad seda, et ma ei tea, ma lähen isale mingit tööd tegema, tegelikult seadused on praegu sellised, kui ma lähen nagu kutsun tädi koju koristama ja tal raha annan, siis ma pean maksma sotsiaalmaksmusele selle asja pealt. Sellest on nagu mitu nagu juttu olnud, et ütleme sellise nagu mikroettevõtluse maksustamine vajaks nagu täiesti nagu läbikäimist, sest et selle pealt riik niikuinii rikkaks ei saa. Ja mis siis veel põnevaid asju ma võiksin öelda,
et kõige tähtsam on need kliendid, noh, te peate ise teadma, kellele nagu, kes neid teenuseid vajavad ja siis kogu see tegevuse eesmärk, et sa pakud nendele klientidele, täidad nende vajadusi ja soove ja siis sellega teenidki oma kasumit, aga no ütleme, ikkagi on mõned nagu sellised nagu sammud, mis sa peaksid tegema, enne kui sa hakkad ettevõtlusega tegema, et aga tegema nagu situatsiooni hinnangu ja tegema siis ikkagi kirjutama üles mingi äriplaani enda jaoks. Mitte selle konkreetse äriplaani, mis ma ei tea, pank nõuab laenu jaoks või mingi EAS nõuab või siis ütleme, ei, nagu ikkagi endal nagu lihtne, nagu väga lihtne, nagu võt, need on mu kliendid, nendele ma tahan neid teenuseid pakkuda, need on mu kulud, ma ei tea, niimoodi arvan. Ja no ja siis mõtled välja, et palju sul seda raha selle asja jaoks on, no ja siis raha on vaja investeeringuks. Aga osasid asju on võimalik nagu palju, tänapäeval on niivõrd palju nagu võimalik rentida asju, minna nagu väga väikeste kuludega siseneda sellesse ettevõtlusesse. Ma ei tea, no sul võimalik ju, come on, no te teate küll, kes te ehitavad, te teate küll, lähete käite, võtate rendist oma need, rendist võtate saed ja lähete, teete selle töö ära ja noh, ja siis juhtub see, et jätate maksud maksvata, aga ütleme, tegelikult on see asi, et noh, ideaalis peaks olema mingisuguse piirini, võiks see olla selline, et see ei ole kuritegelik, noh, et see, kui ma keevitan siin naabrimehele, ma ei tea, auto sumpsi, et annab mulle 30, et ma 30 eurot, eks, et ma ei pea selle pärast nagu värisema, et järsku, et noh, poliitikasse ei saa minna, sellepärast, et ma olen siin maksnud 30 eurot naabrimehele auto keevituse eest, noh. Aga kas naabrimees maksud maksis ära? No vot just, aga no selliste mõttetute asjade pealt ei ole mõtet, nagu see kõik see halduskoormus, ütleme, ongi osadele asjadele see hind, selle nagu maksu kogumine, see on nagu nii mõttetu, see on nagu see niivõrd kallis, et see ei ole mõtet selle peale ressurssi raisata. Küll aga tuleks nagu raha võtta nendelt suurtelt ettevõtetelt, suurtelt rahvusvahelistelt korporatsioonidelt, suurtelt ettevõtetelt ja neid peab kontrollima ja see pisikene väike inimene talle anda mingisugune nagu tegutsemisvabadus. No. Meil oli üks eraldi saade sellest maksusüsteemist. Vaadake, see oli saade, ma ei mäleta, mis number see oli. Igal otsige meie maksusüsteemi saade ja seal ma just räägin, kuidas siis need kuidas võiks võtta kasumimaksu suurtelt ettevõtetelt aastast 2030 edasi. Aga kui võtta see ettevõtlus või üldse see ettevõtlussaade, ütleme niimoodi hästi kokku, ennem kui me võtame saate kokku, siis mis sa veel tooksid välja? No mis on hästi oluline, ütleme, algavale ettevõtjale? Oluline on see, et sa teed nagu võrgustud, nagu, et sul on nagu, et sa teed teistega koos neid asju, saad aru, ja siis sa nagu õpid ka nende probleemidest. Ja et sa vaatad ka ise, et sa uurid, et, noh, et mis ressursid sul on vajalikud, et sa nagu mõtled selle asja läbi. Ja hindad, et mille pärast ma olen nõrgem, mille pärast on tugevam, eks ole, võrreldes nende konkurentidega. Ja siis sa matchidki või paned kokku siis oma võimalused ja siis see, et mis vajadused on. No. Ja võt, on veel paar sellist nagu nippi, mida ma nagu soovitaksin, et kui sul on, no näiteks, et sul on suur tahtmine midagi teha, see ole kindel, et see nagu et kas see nagu on, et see on see, et sul ei ole nagu head ideed, siis tasub võtta frantsiis, noh. Muidugi sellest tavaliselt peab olema ka natuke raha selle jaoks, aga frantsiisi kaudu läbikukkumine on palju vähem võimalik kui see, et sa nagu ise mõtled midagi välja, noh. Seleta natukene lahti see frantsiis. Mina saan aru. Ütleme nii, et McDonald's, ja näide nagu McDonald's, kõik need McDonald'si restorandi ei ole ju ei kuulu Ameerika McDonald'sile, vaid täna on kellelgi antud õigus neid nagu nii-öelda opereerida. No. Siis ta annab sulle, et mismoodi sa teed, mida sa teed, ja sinult asi on nagu opereerida seda äri. Bensiinijaamad vanasti olid mitmed sellised ja siis... Meil on Eestis üks hea pizzakett, Peetri pitsa. Peaks olema samamoodi. On frantsiisiga või? Seda ma ei jõudnud, aga järelikult siis. Tehakse lahti, ostetakse sisse. Minu teada peaks olema. Vähemalt Subways vanasti oli kunagi samamoodi. Aga ütleme, see on nagu selline, et kui sa tahad kindlasti midagi teha ja ise nagu suuremalt ette võtta, natuke raha on ka juba kogunud, siis on see nagu üks soovitus minna. Aga veel kord, ma arvan, et me peaksime siit nagu edasi neid saateid tegema, võib-olla teeme siin korra kuus, teeme sellise nagu ettevõtlusega seotud saate. Need, keda nagu huvitaks see teema edasi, võtke meiega kindlasti ühendust, kirjutage meile, et jah, et meid huvitaks. Ja üks asi, mida ma tahaks veel öelda, on see, et me peaksime ikkagi toetama. Ma mõtlen, et me peaksime olema parempoolsed patrioodid ja toetama siis enda ümbruskonda. Ja no isegi sellistes asjades nagu, et no mina põhimõtteliselt käin ainult Coopi ja Selveri kauplustes. No Krossisse satun ka mõnikord. Mina ei lähe oma raha viima kuhugi rahvusvahelisse Rimisse või siis mingisse Maximasse, mis ei kuulu nagu Eesti omanikele. Ja sama lugu peaks olema siis nagu paljude asjadega, et näiteks mina soovitan sellises situatsioonis, kus on nagu raske
raske, no me näeme, et meil kõigil siin on nagu raske toetada ikkagi kodumaist kapitali ja kodumaiseid tootjaid, noh, piimagi ostes, te saate valida, kas te ostate Soome piimatootjatele kuuluva piimafirma ehk siis nagu siis ütleme Alma piima või te ostate Eesti piimatootjatele kuuluva piimafirma, et siin on nagu iga päev sa teed neid otsuseid, et sa hääletad nagu iga päev oma rahaga. Sest varsti hakkame nagu nii sööma Soome sinepit. Ei, me hakkame Läti sinepit sööma. Jaa, aga no igal juhul me hakkame Läti sinepit sööma ja ütleme, et no ega siis ongi, et ma soovitaks ikkagi kodumaiseid ja see aitab elu edendada igas kohas, noh, et see on meie enda kätes, kui me ütleme, et meil maal elu midagi ei ole, no aga siis maal on palju elu. Muidugi on elu ja toeta siis selle eluga samamoodi oma neid naabreid. Kas meil juba hakkab saade läbi saama? Meil hakkab saade vaikselt ühele poole saama, et räägime natukene, mis meid ootab ees. Meid ootab ees Allar Levandi või? Allar Levandi, jah. Ja siis ootab meid ees kõige viimane saade sellel hooajal. See on kokkuvõtlik saade. Ja. Seal me räägime kõigest, mis toimus. Ja hakkab toimuma. Ja hakkab toimuma. Ja siis ütleme ongi, me oleme tegelikult jõudnud siia, et sügised saated tulevad natuke teises formaadis. Me tahtsimegi luua sellist nii-öelda pinda sellele, et kuidas et anda nii-öelda põhi... Me loome uue kontseptsiooni. Jah, et anda nagu põhi, et üldse, et kus me siin nagu selle poliitilisel maastikul oleme, noh, selle loo ajal me jõudnud üldse kultuuri käsitleda, noh, see on meil täiesti tegemata. Tegelikult õnneks me natukene seda sporti jõuame käsitleda, ka seda ei jõudnud. Ja siin oli veel palju teemasid, mida ei jõudnud läbi käia ja eks elu toob meile ka teemasid, me ju ei tea, mis siin võib-olla tuleb siin midagi, mõeldakse jälle midagi hullu välja, peame sellega tegelema hakkama, aga igal juhul, et selleks, et te nagu millestki ilma ei jääks, oleme nüüd teinud endale Facebookis konservatiivne kristlane lehe ja sinna me nüüd laeme praktiliselt selle järgmiste nädalate jooksul üles nagu kõik oma need saated, mis on olemas ka YouTube'is konservatiivne kristlane kanalil, jälle hakake tellijaks, siis te teate, millal jälle uued saated tulevad, vajutage seda nuppu, et anna mulle teada, kui tulevad uued saated. Mis siis veel? Meil on veel tulemas, meil on ka loomulikult TikTokis, seal on sellised lühemaid riilse ja eks me hakkame panema ka siis tegelikult arvatavasti Facebooki neid lühemaid riilse ja selline see lugu on, aga igal juhul võtke meiega ühendust, kirjutage, millest me võiksime sügisel saateid teha, pakkuge ennast külalisteks, võib-olla suvel, kui teil on mingi hea mõte, siis võite kutsuda, me võime teha mõne erisaate teie juures, et kui kellelgi on mingi, ma ei tea, väga huvitav teema, mis nagu sobiks siia sisse ja nii kaua siis ikkagi jälgige meid ja elu tuleb enda kätte võtta. Igas mõttes, ärge olge lambad, vaid laske ise, otsustage ise, tehke neid otsuseid. Rohkem julgust. Ja rohkem julgust. Oligi, meil üle-eelmises saates oli see, et oli rohkem julgust, et olge julged, tuleb teha need otsused ja nendega edasi minna. Ja me ei pea lõmitama mingisugust, ma ei tea, globaalsete trendide ees või siis mingisuguse ettekirjutuste ees. Ei, me oleme vabad inimesed, vabal maal ja olgem ka vabad majanduslikult ja üritagem ise endaga majanduslikult hakkama saada. Sellega võtame tänase saate kokku. Teiega oli Marko Müürissepp, mina olen Hans-Krist Loime, kohtume nädala aja pärast. Aitäh kõigile. Aitäh, head aega. Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristliku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni.